Nüüd, kui on kulud sisestatud, siis võib vabalt sisestama hakata ka tulusid. Kui te alustasite tootmist, jõuluküünlad, võib-olla see ei ole päris hea näide, sest et kes hakkab jõuluküünlaid siis märtsis või veebruaris tootma, nagu natuke hilja ei ole. Et siis neid saaks alles müüa järgmise aasta lõpus. Et paneme siis, et jõuluküünlaid tõesti ei müüda, vahetame nad ära siis kevadküünlad. Samuti vahetame siin ära kevadküünlad. Nii, veebruaris hakkasime tootma, tõenäoline, et me hakkame müüma neid märtsis. Kui me teame, kui suur on otsekulude või muutuvkulude osakaal käibest, siis saame tuletada, et oletame, et meil on 3000 eurot küünalde müük märtsikuus. 1000 euro eest toodetud ja 3000 euroga müüdavad jõuluküünlad või siis kevadküünlad. Nii, vaatame, mis nüüd sai. Meil on tekkinud esimesel kuul kahjum, millest kahjum tekkis sellest, et meil on juba osad kulud jooksevad peale, ilma et meil on tulusid laekunud või tulude kohta arveid väljastatud. Ehk siis kontorikulud ja mõned palgakulud juba tekitavad meil kahjumit, kuid siin me oleme saanud juba märtsis kasumit. Edasi on kahjum seetõttu, et meil ei ole edasi tulusid ega otsekulusid planeeritud. Korrektsuse mõttes teeme väga lihtsalt, et kuni detsembrini me müüme igasugused küünlad, olgu nad siis kevadküünlad või jõuluküünlad. Ja ühtlasi toimub meil otsekulude arvestus samamoodi. Oletame, et ka palgakulud jätkuvad muutuvates kuludes nõnda. Nii, vaatame, mis meist sai siin. Nii, kasum, kahjum. Meil on, kuna me tõstsime nüüd ka palgakulusid muutuvate kulude all, siis meil enam kasumit ei eksisteeri, sest et nüüd ületavad igasugused kulud meie 3000 tulukuus. Ja nagu näete, kahjum märkimisväärne. See on oluline lahter. Siia peaks alati sisestama reaalse raha algseisu. Nüüd me oleme rahavoogude prognoosis. Reaalse raha algseis, oletame, et teil oli kasutada 10 000 eurot veel. Nüüd on üle kantud kasumi prognoosist kõik andmed, mis me sinna sisestasime. Ja nagu näete, lisandub kõikidele tuludele käibemaks. 3000 eurol lisandub 20% käibemaks, mis on siis 600 eurot. Ehk siis tulud on meil 3600. Ütleme tegelikult tulud ei ole õige sõna. Laekumine, ütleme, positiivsed rahavood ja sisse tulevad rahavood on 3600 eurot. See on siis esitatud arve pluss käibemaks. Samamoodi on sinna üle kantud väljaminekud ja väljaminekutele lisandub käibemaks kohe. Kuna arved tulevad käibemaksuga, siis me käibemaksu maksame kohe ära. Kui näiteks tulude osakaal on suurem kui kulude osakaal, siis teil on kohustus maksta käibemaksu tagasi. Kui teie kulud on suuremad ehk olete kahjumis ja seega te olete saanud käibemaksu, olete nende arvete kaudu, mis teile kuludena on tulnud, olete käibemaksu rohkem maksnud, siis teil on õigus järgmisel kuul tagasi küsida. Nüüd vaatame siia.
teil oli alguses 10 000 eurot. Raha jääb nüüd pidevalt teil vähemaks, kuna te saate kahjumit. Nüüd vaatame ühe võrdluse. Teil on detsembris kasum ehk kahjum 4000, aga raha on teil puudu peaaegu 12 000. Ja see on üks oluline põhjus, miks tuleks tingimata rahavoogusid ja kasumit eraldi planeerida. Me ei lõpetaks täna kurva meeleoluga, siis ma olen uuesti võtnud ette tühja tabeli ja proovime saada positiivse tulemuse. Et näiteks need samad jõulu või need kevadküünlad. Müüme neid nulli tagasi. Müüme neid 30 000 euro eest igal kuul. Ja oletame, et me müüme ka väliküünlaid 10 000 euro eest igas kuus. Nii, nüüd on meil päris korralikud tulud. Oletame, et meie otsekulude osakaal või muutuvkulude osakaal nendest tootegruppidest on 30%, siis teeme lihtsustatult võrdub see korda 0,3. Saame seda valemit venitada kuni detsembrini. Põhimõtteliselt võime ka selle siia allapoole venitada, mis ta hakkab võtma siis siit. Hea oleks praeguses näites ära täita kõik need kulud, nendel kuluridadele midagi panna, et siis hakkab meil käibemaksu arvestus paremini tööle. Hetkel otsekuludest, ütleme palgakuludest ju käibemaksu ei arvestata, et otsekuludest küll. Et seetõttu on pärast, võib jääda arusaamatuks pisut see käibemaksu arvestus. Nii, nüüd vaatame, mis meil sai. Kasum. Kenasti jookseme kasumisse, saamegi endal tuju heaks. Aastalõpu kasum 198 000 eurot. Mis viga niimoodi? Küünlaäri ajada. Siin on veel mõned väljad, mida saaks käsitsi täita. Täidame siin ikka see sama 10 000. Oli alguses meil raha, kui me alustasime. Ma ei hakka praegult neid ridu täitma. Näiteks pangalaenu maksed, et üks osa on intresside maksed, mis on ka kasumi arvestuses, kasumiaruande vormis, aga teine asi on siis laenu tagasimaksed, mis on ainult rahavoogudes, et siit jälle üks erinevus, et reaalselt läheb raha välja sellelt realt, aga kasumiaruandes seda näha ei ole, et kasumiaruandest läheb ainult intressi osa. Siin on veel omanike laenu tagastamine, kui on omanikud andnud laenu, näiteks maksuvõlgade tasumine, kui varasemast perioodist on jäänud maksuvõlad, te olete saanud näiteks kokkuleppe maksuametiga, siis te saate siia selle tagastamise panna, et see on reaalne raha, mis välja läheb rahavoogude näol. Siis on need käibemaksuarvestused ja siit on juba näha, et kuna te nii palju kasumit teenite, siis te iga kuu peaksite nagu juurde maksma spetsiaalselt. Eelmise kuu kasumi pealt peate selle vahe kinni maksma järgmisel kuul maksuametile. Mitte küll juurde maksma, aga see osa arvest, mis te olete pannud käibemaksu juurde oma arvele ja sealt maha arvestada käibemaksuga kulud. Et kulusid käibemaksukuludelt on antud juhul ainult 908 eurot, aga tuludelt on üle 7000, et siis
ongi arvestatud, et ütleme 7900 millegagi on teil tegelikult käibemaksu tulu, et siis nende vahe makstakse iga kuu järgnevaks, ütleme igaks järgnevaks kuuks 20. kuupäevaks Maksuametile tagasi. Ja nüüd vaatame, mis meil juhtus kõigepealt rahavoogudega. Me ei ole kordagi läinud miinuses, meil oli alguses 10 000 eurot. Meil kenasti alguses, enne kui me hakkasime müüma, jätkus raha kulude katmiseks, mis on enne tulusid. Ja aasta lõpuks on meil reaalset füüsilist raha 309 000 ja kui me võrdleme seda kasumiaruandega, siis kasumit on 198 000. Et näete märkimisväärset erinevust. Kui meil oleks näiteks ka pangalaenu tagasimaksed siin, siis meil väheneks see rahajääk. Kuna kasumiaruandes pangalaenu tagasimaksed ei ole näha, aga reaalses rahavoos on nad väljuvad miinusmärgiga olev rahavoog. Et praegult siis sellega ka lõpetaksime. Ja ma soovin teile meeldivat rahavoogude planeerimist, finantsplaneerimist ja soovin teile edukat majandamist. Ja kui teil tekib küsimusi, siis võite alati meile helistada, kirjutada. Seniks kõike head!